Ma olen loonud koletise. Istu palun. Võin ma sulle midagi pakkuda, näiteks kohviteed või küpsist? Ei täna. Tegelikult huvitab mind väga, mis siin linnas juhtunud on. Kunagi oli see linn ilus õitsev ning edukas. Kui ma muutusin liiga uhkeks, mind ei huvitanud enam linna, vaid enda heaolu. Ma müüsin maha ettevõtteid, raiusin metsa ja eksportisin kõike, mida välja vedada sai. Ma reostasin loodust, et üha rohkem toota ja tarbida. Ma võtsin tarbimiseks üha suuremaid ja suuremaid laene ning suurendasin oma krediidilimiite ja võlgasid. Kuid ühel hetkel varises kõik see kokku. Vabrikud reostasid õhku, keskkond oli hävinenud ning laenukoormad kasvasid üle pea. Ja siis ilmuski välja koletis, kes lubas võlgade katteks terve linna hävitada. Koletis väitis, et on aeg tagasi maksta oma võlad, mitte ainult pangale, vaid ka keskkonnale. Alguses nõudis ta hüvituseks vaid luksusesemeid, raha ja kõvasti süüa, ent siis hakkas endale iga kuu üht noort neiut nõudma. Eelmisel nädalal viis ta kaasa minu kui valitseja tütre. Sellepärast inimesed kardavadki, nad ei julge ringi liikuda ega võõrassega suhelda. Mina võin teid aidata ja terrorile lõpu teha. Tõesti, see oleks siis väga kena, aga siin on kindlasti mingi konks. Mida te vastutasuks soovite? Ei midagi muud kui seda, et hakkaksite ümbritsevasse hoolivamalt suhtuma. Et te arvestaksite ka loodusega ja peske need kurvad näod ka maha. Jah, see sobib, aitäh teile, aitäh. Aga kõigepealt peame moodustama otsimisgrupi, et koletis asukoht kindlaks teha. We must be happy. There's nothing on the other side. We should be happy. There's no place joyful after life. We must be happy. There's nothing on the other side. We should be happy. There's no place